Oleme just tulnud Karva, Eesti uue žanri lühifilmi maailma esilinastused ja Oskar Mehemaa filmi režissöör on siin minu ja Äpliku kohta üldse sattusid žanrifilme armastada, nagu siin Hõhvi südames istudes seda lihtsalt ei saa mitte küsida. Ma arvan, et ma ei oska, ma arvan, et see on sügavalt minnes analüüs, et miks mulle just meeldib siuke võib-olla lihtsalt tuleb, et it's fun. Absoluutselt, ma lihtsalt ise, see on, kõik teavad, et žanrifilm on fun. Osadel inimestel ei meeldi, aga üldiselt kõik teavad, et fun, see on nagu Ameerika mäed, hea žanrifilm on see, et see raputab, sul on mingi hästi tugeva emotsionaalse laksu. Et see on, loomulikult, see on üks väga suur põhjus. Ja mis ma filmitegijana võib-olla ise tahan teha, seda ma päris kindlalt ei oska öelda, aga võib-olla ongi see sama asi, et mulle meeldib selline kino, mitte ainult puhas žanrifilm, aga üldse selline kino, mis läheneb vaatajale kõigepealt nagu selle raputusega, kõigepealt läbi selle emotsiooni, kas see on action, või on see põnev, või see võib olla väga pine, vaikne, vali, crazy, kiire, vahet ei ole, mis vahenditega see tekitatakse. Mulle meeldib, kõigepealt raputatakse ja siis selle alla sa võid, see ei pea olema rumal film isegi, see võib olla lihtsalt ainult raputus ja siis sa lähed ära, kuule, ta oli äge. Aga selle sisse minu meelest või selle varjus saad sa tulla ka mingi väga huvitavate teemadega, sa võid rääkida perest, elust, surmast, sotsiaalkriitilise filmi teha, mille peavispind on zombifilm, see on klassika. Ja minu arust see ka õudusfilmi puhul kõige äge. Just, et sa saad, et see on nagu see kest on nagu selline lubrikant, nagu, millega sa saad nagu inimestele ligi, ja sa saad seda nagu kuidagi söödavaks teha või hästi nagu vastuvõetavaks teha seda asja, seepärast, et inimesed nagu on täiesti naelutatud ekraani külge, nad ei saa arugi, et tegelikult seda vaadates nad tarbivad võib-olla palju sügavalt sõnum. Minu jaoks on Oskar, ma arvan, üks nendest režissööridest, kellele me peaksime kõik kuidagi väga pingsalt silma peal hoidma, sellepärast, et Eesti žanrimaastikul ei toimu ikkagi peaaegu mitte midagi. Ja vahel harva tulevad üksikud pungad, mis siis lähevad õitsida ja ma arvan, et Karv on Oskari jaoks ainult algus. Mis edasi? Sul on võimalus öelda, et mina olen järgmiseks kõik need vaatajad, kes seal kuskil on, jälgima peaks. Mis teed? Paname filmi koos oma väga hea sõbra ja kolleegi kaaslavastajaga Mikk Mägi, kes on siis ühtlase vanu mehe. Ja sellega me tegeleme nüüd järgmised kuu aega veel võttega ja siis septembri lõpuks saame selle siis inimestele. Ma tean, et vanamehel on väga spetsiifiline hääl, mis sinu peas sind kummindanud kõik need 1,5 aastat nagu seda filmi tehes. Kas sa suudaksid nagu Hõhvi fännidele või neile, kes ei ole Hõhvil käinud, vanamehe häälega öelda, miks on Hõhv äge? Mis ma siin ikka eks sa pead ise tulema Hõhvile, et ega seda niimoodi ei saa, mis ma siin seletama. Kui kohale jube õudne on kõik, jube õudne.